kui stseen on läinud juba nii keeruliseks, et isegi ühe pildi renderdamist ei jõua enam ära oodata, siis ka ühe pildi renderdamist saab mitme arvuti vahel ära jagada. Võtame kõigepealt ette kaamera vaate. Teeme parempoolse hiireklahviga kaamera aktiivseks. Võtame lahti kaamerasaki ja kompositsioonijooned. Praegusel juhul me kasutame kompositsioonijooni selleks, et määrata ära, et millist tükki siis meil konkreetselt see üks arvuti renderdab. Määrame ära näiteks, et üks arvuti renderdaks ainult vasakpoolse osa sellest pildist. Vajutame klahvi kombinatsiooni Shift-B ja nüüd tõmbame siis hiirega üle selle ala, mida me tahame renderdada. Nüüd on näha, et tekkis siia lisajoon. Et kui ma vajutan F12, siis renderdatakse ainult see tükk ja see jääb tühjaks. Ja teises arvutis siis paneme teise poole renderdama ja pärast liidame need kaks pilti omavahel kokku. Oma lemmik pilditöötlusprogrammiga siis. Aga mängime nüüd siis seda, et see arvuti on arvuti number 1 ja renderdame ainult vasaku poole. Ja nüüd selleks, et oleks lihtsam neid pilte kokku liita, selleks võtame renderduse saki ja lülitame sisse ka läbipaistvuskanali. Et siis ei pea siin hiirega märkides väga täpselt sellele keskkohale pihta saama, et võib ka natuke üle minna. Renderdame ära ja salvestame ära. Ja oletame, et see oli hästi keeruline stseen, et esimene arvuti veel renderdab seda ühte poolt, et avame sama faili teises arvutis ja märgime ära teise poole. Ja paneme ka teise arvuti renderdama. Ja nüüd siis võime ette võtta oma lemmik pilditöötlusprogrammi ja need kaks poolt omavahel kokku liita. Nii. Ja ongi kahe arvuti abil renderdatud pilt üheks kokku saanud. Kui nüüd mõne programmiga neid pooli kokku liites tekib mingisugune nähtav liitekoht, siis on viga kas tolles programmis või tolle programmi kasutamise oskuses. See Blenderi renderdamissüsteem iseenesest on disainitud sellisena, et tulemus ei erine sellest, tulemus ei sõltu sellest, et millised tüki me nüüd täpselt valmis renderdasime, et kõik pikslid peavad olema samasugused. Et pole vahet, kas me renderdasime seda ühes arvutis või teises arvutis.